Mis on kaubamärk? Kaubamärk on ettevõtja jaoks äritegevuse edendamise vahend, mis aitab kaupa või teenuseid eristada ja neid esile tõsta konkurentide sarnastest kaupadest või teenustest. Seega on kaubamärgi peamine funktsioon eristada kaupu või teenuseid. Kaubamärgi eristusfunktsiooni illustreerimiseks saab tuua järgmise näite. Poes on müügil identse välimusega leivatooted, mille on tootnud eri ettevõtjad. Et klient või tarbija saaks valida toote, mida ta on varem ostnud ja mis talle meeldib, näiteks maitseomaduste ja kvaliteedi poolest, peab ta selle toote millegi abil ära tundma. Kaubamärk ongi selline abivahend, mis võimaldab meeldivaks osutunud kauba uuesti ära tunda ja eristada identseid või sarnaseid kaupu. Ettevõtja seisukohalt vaadatuna on kaubamärk vajalik selleks, et oma kaupu või teenuseid eristada ja tõsta esile konkurentide samasugustest kaupadest või teenustest ning luua seos kaubamärgi omaniku ja tema potentsiaalse kliendi vahel. Kaubamärk aitab igal ettevõtjal luua lojaalset tarbijaskonda ja kasvatada seeläbi oma toote või teenuse turuosa. Kaubamärk mõjutab tarbija ostukäitumist otseselt iga päev. Hästi silmapaistev ja tähelepanu äratav kaubamärk loob ettevõtja kaubale identiteedi, kasvatab usaldust, eristab kaupu ja teeb ettevõtjale tarbijaga kontakti loomise lihtsamaks. Kui hinnata kaubamärki tarbija seisukohalt, siis aitab kaubamärk tarbijal valikuid teha suure hulga sarnaste toodete seast ning just kaubamärgi järgi jätab tarbija meelde ja tunneb ära endale meeldiva toote. Teisisõnu on kaubamärk tarbija jaoks vahend, mis võimaldab korrata ostukogemust, kui see osutus positiivseks. Tihti arvatakse ekslikult, et kaubamärgiga saab kaitsta mõnda originaalset ideed või kaupade tootmise ja teenuse osutamise viisi või nähakse kaubamärgis koguni võimalust piirata konkurentide tegevust. Tegelikkuses selliseid õigusi kaubamärgi registreerimisega ei omandata. Kaubamärk on mõeldud vaid ausaid äritavasid järgiva tegevuse edendamiseks ning registreeritud ehk kaitstud kaubamärk annab võimaluse oma kaupu ja teenuseid eristada ja esile tõsta konkurentide sarnaste toodete või teenuste seast. Kaubamärgi liigid. Kõige enam levinud kaubamärgi liigid on sõnamärgid, kujutismärgid ja kombineeritud märgid, mis on sõna ja kujutise kombinatsioonid. Lisaks nendele märkidele tuntakse veel 3D ehk ruumilisi märke, helimärke, värvimärke. Sõnamärk võib olla nii tavakeelesõna, tehissõna kui ka loosung. Kujutismärgina saab registreerida näiteks selliseid tähiseid. Kombineeritud märgina on võimalik registreerida järgmisi tähiseid. Ruumiline märk võib olla kas originaalne tootepakend või koguni originaalne tootekoju. Kaitsta võib ka muid ruumilisi tähiseid. Ühest värvist koosnevaid märke ei ole üldjuhul võimalik registreerida, kuna lihtsalt värvil kui sellisel puudub võime eristada kaupu ja teenuseid. Sellist märki saab registreerida vaid siis, kui Patendiametile on esitatud tõendid, mille alusel saab järeldada, et tarbija tajub registreerimiseks esitatud värvi kaubamärgina. Harva esitatakse ka helimärke, näiteks on kaitstud mõnede mängufilmitootjate tunnusmeloodiad. Võimalik on kaitsta ka kollektiivkaubamärki ning garantiimärki. Kollektiivkaubamärk on isikute ühendusele kuuluv tähis, mida iga liige saab kasutada vastavalt põhikirjas sätestatud tingimustele. Garantiimärgiga tähistatakse eri isikute kaupu ja teenuseid. Garantiimärgiga antakse tarbijale märku, et kaubal või teenusel on mingi ühine tunnus, mille kvaliteedi märgi omanikud ühiselt garanteerivad. Kaubad ja teenused. Iga kaubamärk on alati seotud konkreetsete kaupade ja teenustega. Kaubamärgi kaitsmisega ei omandata monopoolset õigust kasutada kaubamärki mis tahes kaupade ja teenuste osas. Näiteks, kui kaubamärk on registreeritud maiustustele, siis ei saa kaubamärgi omanik keelata oma kaubamärgi kasutamist teistel isikutel, näiteks jalanõude puhul. Seega tuleb enne kaubamärgi registreerimist meeles pidada, et kaubamärgi registreerimisega omandatakse õigus kasutada kaubamärki kindlate kaupade ja teenuste osas.
Kaubad ja teenused, mille jaoks märki registreerida soovitakse, tuleb välja valida enne kaubamärgi registreerimistaotluse esitamist. Kui taotlus on esitatud, siis kaupu või teenuseid enam lisada ei saa. Kaupade ja teenuste valikul tasuks mõelda hoolikalt, mida toota kavatsetakse või millist teenust osutada plaanitakse. Kaitsmise põhimõtted. Kaubamärgi kaitse on territoriaalne, mis tähendab seda, et kaubamärgi kaitse kehtib selles riigis või riikide ühenduses, kus kaubamärk registreeritakse. Näiteks Eestis registreeritud kaubamärgil on õiguskaitse üksnes Eestis ja Lätis registreeritud kaubamärgil on õiguskaitse üksnes Lätis. Kaubamärgi õiguskaitse on tähtajaline. See kehtib 10 aastat ja kehtivust saab lõivu tasumise korral 10 aasta kaupa pikendada. Pikendamisel ajalised piirangud puuduvad. Kaubamärgi registreerimine ei ole kohustus. Kaubamärgi kaitsmiseks Eestis tuleb täita Patendiameti veebilehel olev avaldus ja maksta riigilõiv. Ettevõtjale, kes kavandab oma äritegevust üksnes Eesti piires, sobib selline võimalus kõige paremini. Taotluse elektroonilise esitamise portaal on aadressil www.epa.ee. Kaubamärgi kaitsmiseks kogu Euroopa Liidus tuleb esitada avaldus siseturu ühtlustamise ametile. Ühe taotlusega on võimalus saada õiguskaitse kõigis Euroopa Liidu 28 liikmesriigis. Kaubamärgi taotluse saab esitada eesti keeles. Ühe lõivuga on hõlmatud kõik liikmesriigid ja menetlustoimingud. Euroopa Liidu laienemise korral laieneb liitunud riikidesse ka kaubamärgi õiguskaitse. Euroopa Ühenduse kaubamärgi registreerimisega saab ettevõtja õiguskaitse oma kaubamärgile ka Eesti territooriumil. Kasutada võib ka registreerimata märki, kuid selleks, et kaubamärgil oleks õiguskaitse, tuleb ettevõtjal kaubamärk registreerida. Seadus annab küll kaitse ka üldtuntud registreerimata märgile, kuid sellega kaasneb kohustus iga vaidluse korral uuesti oma märgi üldtuntust tõestada. Praktikas ettevõtjad sellist kaitsevõimalust ei eelista, sest üldtuntuse tõestamine on väga kulukas ja ajamahukas. Ning iga kord ei olegi võimalik hankida materjale ja tõendeid, mille abil märgi tuntust tõendada. Seega on kaubamärgi registreerimine kõige lihtsam, odavam ja kindlam viis saada oma kaubamärgile õiguskaitse. Registreerimine kindlustab, et konkurendid ei hakka kaubamärki ilma loata kasutama oma kaupade tähistamiseks. Kaitsmata märki võivad kõik vabalt kasutada ja halvimal juhul saavad konkurendid kaitsmata märgi ka enda nimele registreerida ning takistada ettevõtja kaubamärgi edasist kasutamist. Nii võib ettevõtja kaotada oma tootesse panustatud aja ja raha. Kuna enamasti on kaubamärki ja sellega tähistatavasse tootesse tehtud märkimisväärseid investeeringuid, on kasutusele võetav kaubamärk seda väärt, et teda kaitsta. Registreeritud kaubamärk on nagu iga teinegi ettevõtja vara, mida tal on võimalik nii müüa, litsentsida kui ka pantida. Kaubamärki puudutavates küsimustes soovitame konsulteerida Patendiameti kaubamärgi eksperdiga siin toodud konsultatsioonitelefonil või saata e-kiri aadressil kaubamark@epa.ee. Soovi korral võib eelregistreerimisega tulla ka kohapeale konsultatsioonile.